nii-öelda eestikeelsest versioonist lähemalt uurima, vaatama, et milline ta hakkab välja olema ka teistes klassides. Et praegu on meil tõlgitud kenasti 1. ja 2. klass ja peagi ka 3. ja 4. tulemas avalikuks. Aga kõigepealt tutvustan iseennast. Minu nimi on Maris ja mina olen siis põhimõtteliselt see Eduteni koolitaja, õpetajate abistaja ja ka siis nii-öelda üldse koolijuhtidega kontakti looja. Enne kõike ma mainiksin ära, et me salvestame antud webinari, et kui see webinar lõpeb täna, siis me paneme selle YouTube üles ja jagame ka Facebooki lehel. Minuga on kaasas ka Tanel, kes siis salvestab ja võtab veel siia osalejaid vastu. Nii, Tanel, kas ma võin alustada? Ma vist näen siin seda salvestusnuppu. Tere minu poolt ka. Jaa, muidugi, et kõik on nagu käimas ja tänan ka omalt poolt, et osalejaid. Pane nüüd ennast jälle vakka ja Maris, palun. Nii, aga ma käingi esimesed sammud niimoodi läbi, nagu ma oleksin õpetaja. Eduten.ee on täitsa eestikeelne leht, kus te leiate sellise info üles ja kõige lihtsam on, et logi sisse. Automaatselt siis suunatakse lehele playground.eduten.com ja kuidas teie nüüd kasutaja nime ja parooli saate, kui olete nii-öelda uue kooli õpetajad, siis tulekski nagu meile kirjutada. Webinari lõpus ma jagan infot ka, et kus kohas seda täpsemalt saab ja siis lepime kokku koolituseks aja ja teen teile kontod. Mina login sisse Eduteni parooliga, kuigi kui mul on ka see emaili aadress seotud Google'iga, siis ma võiksin neid alumisi nuppe kasutada, alumist nuppu tegelikult, et Google'iga, aga login ennast sisse. Kui teil on juba ülesandeid seal, nii-öelda, kui teil on konto olemas ja olete seal Eduteni ülesandeid lahendamas ja siis teil on vaade selline, aga kui soovite uut kursust, vajutada kursuse rippmenüüle ja luua uus kursus. Esmastele sisselogijatele tulebki selline vaade, et siin on kõige lihtsam öeldud ette, et valige klass, mida õpetate. Järgmine peaks olema siis juba seal sees, et vajutades silmale avalikustada õpilastele õppetunni ja lisada õpilased. Nii, aga ma valin nüüd selle 2. klass matemaatika. Mis siin on erinevus, et 2 esimest on sellised, et sulgudes eesti keeles, need ongi need, mis on ülesanded eesti keelde tõlgitud. Ja alumised on siis nii-öelda ingliskeelsed tekstid ülesannetes, aga põhimõtteliselt Estonia näitab siis kõikides nimekirjades ära, et see on seotud Eesti õppekavaga kenasti. Nii, valin selle 2. klassi matemaatika. Nimetan kursuse ümber. See tähendab seda, et vaikimisi pakutud tekst kustutan ja sisestan siia enda sellise nimetuse, mis nagu mulle endale sobilikum on. Kui mul on ka paralleelklassid, siis miks mitte eraldada nii-öelda ka teine A, teine B, teine C klass, eks ole. Ja õppeaasta on soovitav sidekriipsuga. Praegu ma nuppu ei vajuta, selleks, et mul on 2. klassi materjali juba olemas, aga kui tahate luua, siis ongi see nupp kenasti töös. Panen praegu katkesta ja võtan lahti 2. klass, seesama 2020-2021. Nii, see on juba olnud töös mul natukene mõni nädal, eelmine nädal ja see nädal, et kui te Facebooki postituses panite tähele, siis tegelikult ma tekitasin ka sellise üleskutse, et kasutajad 11–15 on
paroolidega välja jagatud, et siis saaksite neid proovida ja katsetada. Et näitaksin ka seda tulemust siin keskkonnas. Rääkides kasutajatest või õpilastest täpsemalt, siis ma praegu suundungi kohe siia kasutajate juurde, üleval paremas nurgas sellised 3 mehikest. Ja on näha, millised õpilased on minu nii-öelda loodud kursusel tegelikult juba olemas. Uued kursuse loojad on tegelikult õpilaste nimekirjast puhas, et kuvatakse teile ainult siia teie enda andmed, ehk siis meili kasutaja nimi, eesnimi ja perekonnanimi. Kindlasti ei tohi ennast ära kustutada siit nimekirjast selleks, et võib juhtuda, tegelikult juhtubki, et pärast teil enam ligipääsu ei ole ka sellele enda loodud kursusele. Kui juhuslikult viskate ennast nii-öelda siit nimekirjast minema, siis saab seda kenasti taastada, kirjutades meile. Nii, aga ütleme niimoodi, et mul tuleb üks õpilane juurde, et põhimõtteliselt on ikkagi õpilaste lisamisel samad käigud. Lisan õpilasi, olgu siis kas või terve õpilaste nimekiri, terve klass või siis üksikud õpilased tulevad juurde. Kasutaja X6 ehk siis eesnimi on kasutaja, tühik ja X6 on perekonnanimi. Ma teen sellised nimetud kasutajad praegu näidises, aga näidiseks võin siia ka panna sellise näidisnime, et saada sellise hea ülevaate. Et jah, nimekiri on olemas. Kui juhuslikult teil on see nimekiri on kuskil failis juba alles või niimoodi loodud, siis saab väga hästi siia ka selle kenasti kleepida, et kopeeritav, kleepitav ja iga kasutaja on siis uuel real. Vajutades järgmine nuppu, saab siis luua kasutaja nimesid. Vaikimisi Eduten annab siia nii-öelda nimede esitähed ja siis mingisugused numbrid. Ma arvan, et õpilase sõbralikum on selline, et kopeeri nimed kasutaja nimeks, et ees- ja perekonnanimi läheb kenasti väike tähtedeks ja tühik kaob ära, et endal on ka ju lihtsam kuidagi seostada ja meelde jätta seda kasutaja nime. Ja samas ma olen pakkunud ka koolidele sellist võimalust, et kui õpilastel on kooli poolt loodud ka meiliaadressid, siis miks mitte seda varianti ära kasutada, et nad logivad ennast sisse kasutaja e-maili aadressiga. Juhuslikult, kui teil ei ole nüüd meeles, et mis on selle õpilaste meiliaadressid. No enamjaolt on ikkagi see valem, et ees- ja perekonnanime vahel on punkt. Panna siia kasutaja nimedesse need punktid kirja ja see, mis peale ätti on, see tuleks siia sisestada, vajutada eelvaade. Ja kohe ongi nii-öelda need meilid valmis loodud, e-maili aadressid siis. Ja samamoodi, kui need e-maili aadressid on kuskil kopeeritavad, siis jälle siin toimib see paste nupp ehk kleepimisnupp ideaalselt, et eelnev tuleks siis lihtsalt ära lõigata, kustutada need, mis Eduteni poolt vaikimisi on ja siis tühjale väljale lihtsalt need e-maili aadressid kleepida. Nii, vajutan järgmine. Kuigi need kasutajad on nii-öelda e-maili aadressiga, siis Eduten ikkagi annab sellise soovituse, et ka Eduteni poolt tuleb see parool. On valikus siis lihtne, keeruline või kohandatud. Kohandatud puhul ütleks niimoodi, et te saate kõikidele õpilastele sama parooli panna, et ta võib kas või ollagi parooliks parool. Et võite jätta see lihtne parooli tüüp, eks ole,
aga samas võite kasutada see, et kohandatud parool. Ma arvan, et see on rohkem kasutuses võib-olla 1.–2. klass, et oleks õpilastel lihtsam. Aga kui neil on meiliaadressid, siis nad lähevad lihtsalt meiliaadressi parooliga sisse. Vajutades eelvaade, paroolil on kõigil sama, loon kontod. Kuna ma olen nüüd siin Edutenis administraator, siis jah, et minul tuleb selline väike viperus sisse. Ma peaksin valima siit selle kooli ja nüüd ma saan luua. Meiliaadressite koha pealt ütleks niimoodi, et kui te pärast parooli panekut loote kontot, siis automaatselt läheb kirri postkasti ka õpilastele. Aga et seda vältida, parooli sisestamisel lihtsalt kastist kinni panna, võtate siit selle linnukese ära ja teavituskirja õpilastele postkasti ei lähe. Et mina valin selle variandi, et ei lähe e-kirja. Võib-olla Väino Kurgil on selline meiliaadress. Kes teab? Nii, pärast loomist tuleb selline aken, et saab õpetaja alla laadida faili. See on PDF-fail, ma soovitan seda alati alla laadida, selleks, et mingisugune varvariant on õpetajal siis olemas, mida saab kenasti avada, välja printida, lipikuteks lõigata ja õpilastele need kasutajatunnused välja siis jagada. Nagu te siin näete eelnevalt, siis on näha, et on QR-kood. See tähendab seda, et keskkond on kasutatav ka nutiseadmega. Olen järgi proovinud, et nutitelefon ei ole väga mugav Eduteni kasutamiseks, et jah, saab hakkama selles suhtes, et kui on mingisugune kriitiline olukord või muud võimalusi ei ole, aga pigem eelistad kasutada tahvelarvutit. Ise ma absoluutselt kasutan sülearvutit või lauaarvutit. Nii, aga pärast seda, kui olete alla laadinud, siis saab alati kenasti sulgeda selle vaate ja tulebki selline õpilaste nimekiri ja näete, Väino Kurk ja kasutaja X6 on kenasti siin olemas. Nimekirjas saate alati sellist väikseid parandusi teha, et nime ees pliiatsile vajutades saate korrektuuri teha, kas siis nimes, kasutaja nimes ja vaikimisi tegelikult, kui õpetajatele teen kasutajad, et neil on ka kasutaja nimi, meiliaadress, siis läheb ka neile e-kirja või e-posti aadress siia kirja. Igale õpilasele on võimalik sidumist teha lapsevanemaga, näiteks kirja panna nimi ja e-posti aadress, et siis saata niimoodi aeg-ajalt ka näiteks kas siis nädalaaruandeid, kuuaruandeid, et just nendele vanematele, kes on sellest huvitatud. Telefoninumbrit ma siin ei soovita panna, selleks, et ma arvan, et nende täpsemate kontaktide jagamiseks on muud keskkonnad kenasti olemas. Nii, vanematel lisame seal vajutada siia salvesta ja kui toimub siin mingit korrektuuri või siis muuda parool, saab seda ka teha. Õpetaja sisestab siia väljad, et kui kellelgi on midagi meelest läinud, siis on see alumine salvesta nupp töös. Kui juhuslikult õpilane lahkub koolist, vahetab elukohta koos enda vanematega, siis õpetaja vajutab lihtsalt prügikastile ja ta eemaldatakse siit nimekirjast. Ja ütleme niimoodi, et kui nädal aega või esimene õppetund on juba õpilastel lahendatud, siis tuleb siia kollasel taustal tekst, et põhimõtteliselt, et need õpilased, kes on helerohelisega märgistatud, et Eduten annab soovitust, et nad võiksid lahendada soojendusülesandeid ja need, kes õpilased on siis märgistatud roosa nii-öelda taustaga, siis neile võiks nagu boonusülesandeid lisada. Aga ma arvan, et nii mõnelgi õpetajal on tekkinud juba selline sisetunne ka, et kes on need tublimad õpilased näiteks ja lisada lihtsalt neile neid kas siis boonusülesandeid või kes vajab natukene veel sellist
Eelsoojendusülesandeid, lihtsamaid, et põhiülesannete jaoks siis käsi soojaks saada või nii-öelda nupp nokkima. Nüüd kasuta X1, ütleme niimoodi, et ma panen siia soojendusülesandeid. Et neid saab alati muuta jälle. Kui te näete, et neid soojendusülesandeid antud õpilasel rohkem pole vaja, siis saate ju siit Linuxi ära võtta mingil teisel õppetunnil ja samamoodi ka nende boonusülesannetega. Kuskilt tuleb nüüd muusika. Aitäh! Nii, aga alati igal pool on ka see kasutaja, mitte kasutaja, vaid otsingukastid, mis jälle hõlbustavad pikema nimekirja puhul leida üles õige tegelane. Et kui ma panen siia X5, huvitav, kas ta leiab küll kenasti üles. Et mis vahe mul nüüd siin kasutajate juures X5 või lihtsalt X numbritega, tähendab X5 number. Et X ja numbriga on siis minu enda lapsed, et ma mõtlesin, et ma peidan nende nimed ära ja kasutaja ja number on siis need, mida ma Facebookis kenasti välja jagasin. Juhul, kui kogu klassil on paroolid meelest läinud ja meiliaadressiga ei ole need kasutajatunnused tehtud, siis saab ka muuta kõik paroolid siin, vajutades siia nupule ja valida kas kerge või raske parool, genereeri. Antakse teile uus PDF-fail, mida saate alla laadida, printida ja õpilastele välja jagada. Panen siit sulge. Nii, siin allpool on veel ka see, et abiõpetaja on võimalik klassile juurde lisada. Ma teeksin sellise näitliku ülesande ära, et kuidas see käib. Ma, Tanel, lisan sinu siia abiõpetajaks. Ühesõnaga, et tema saab ka sellise ülevaate, et mis ülesandetega siin toimub ja kes õpilane vajab veel mingisugust tuge. Kõigepealt kontrollin, kas see kasutaja on olemas. Kas ma kirjasin midagi valesti? Tanel.keres@e-kool.pen. Kontrollin. On leitud kasutaja. Panen siia salvesta ja kuvatakse õpetaja siis ees- ja perekonnanimi ja juhul, kui ta enam nagu tema nii-öelda abi pole vaja, siis ma saan selle siit prügikastile vajutada. Ja kui Tanel nüüd sisse logib, siis ta näeb täpselt seda sama kursust ja näeb õpilaste tulemusi ka. On küsitud, et kas on ka võimalik spetsiaalselt teatud õpilastele nii-öelda tugiõpetaja või abiõpetaja rolli anda välja. Jah, tegelikult on võimalik, aga siis nende õpilastele võiks teha täitsa uue kursuse ja siis need õpilased, kellele ligipääs on abiõpetajale, siis ongi antud kursusel. Nii, teil kindlasti ei ole näha neid 3 esimest. Teil on näha veel seal keskkonnas Edutenis kopeeri õpilased kursuselt, et mis see tähendab. Kui ma nüüd lõin endale teise klassi kursuse, mul on õpilased lisatud ja võib-olla ütleme, see on teise A-klassi oma, ma tahan teise B-klassi omad ka mõned võib-olla siia lisada. Miks mitte näiteks olümpiaadi ettevalmistused vanemates klassides seda varianti kasutada, et kõik õpilased, kes on üleval punktiirjoont, on teie või minu enda loodud kursused, eks ole, ma saan neid õpilasi sealt noppida, keda siis lisada siia nii-öelda õpilaste nimekirja ja alumised punktiirjoont on siis need teie enda kolleegide koolisisesed kursused, kolleegide poolt loodud. Et ütleme, kui ma tahangi näiteks teha olümpiaadiks ettevalmistused 6. klassidele või miks mitte 6.-7. klass ja seal on paralleelklassid, et ma teen kõigepealt kursuse valmis, ettevalmistused olümpiaadiks, eks ole, lisan õpilased, võtan siit kopeeri õpilased kursuselt, haaran siit neid 6. ja 7. et kui ma vajutan siia, tuleb teil pikem nimekiri, kolleegi oma. Kõik õpilased, kes on kollasega märgistatud, on siis nii-öelda kaasa haaratavad. Kui ma võtan siit selle märgistuse maha teatud õpilastelt, siis
need jäetakse sinna paika. Et mis see mulle kaasa annab? Ma teise klassil olen teinud ka niimoodi kordamisülesanded esimese klassi materjali põhjal, et siin on näha teise klassi matemaatika kordamine 2020-2021, et see on esimese klassi materjalid tegelikult. Ja siin oligi see, et ma kasutasin seda võimalust, et kopeeri õpilased kursuselt ja siis teise klassi õpilased lisasin sinna nimekirja. Nii, ma lähen töölauale. Eduteni koha pealt võin öelda, et need back-nupud siin brauseri omad hästi, tegelikult ei töötagi, mitte hästi ei tööta. Ma olen juba mõned õppetunnid siin kenasti avanud. Ja selles suhtes, et nii kui õpilane logib sisse, te võite isegi praegu proovida neid kasutajaid, et kasutaja 11 kuni kasutaja 15, et kasutaja 11 ja parool on kasutaja, et mis vaade on siis õpilasel. Ja kõigil on siis parooliks kasutaja väikeste tähtedega. Kuna ma olen need õppetunnid avalikustanud, et sinised silmad, siis õpilased pääsevad neile ligi. Ma olen isegi siia ühe lipu juurde pannud, et nii-öelda enda õpilastega olen siis kokku leppinud, et need on selle nädala ülesanded, mida nad peaksid siis nagu lahendama. Kui ma võtan siit selle lipu ära ja ma alustan uue õppetunniga, et on juba nädalavahetus näiteks käes, Eduten ise soovitab, et pühapäeval näiteks või esmaspäeva hommikul õpetaja kenasti avalikustab õppetunni, et õpilased saaksid siis terve nädala jooksul neid ülesandeid lahendada. Et õpetajana ongi mul selline käik, et vajutan selle õppetunni peale. Ma näen, et mul on siin soojendusülesanded, ehk siis põhiülesanded, mis lähevad vaikimisi kõikidele õpilastele lahendada ja boonusülesanded. Esimene number näitab siis, et mitu ülesannet on avalikustatud ja viimane näitab siis, et palju seal kategoorias kokku on. Siinkohal ma ütleks niimoodi, et kui te olete juba määranud need soojendus- ja boonusülesanded, siis kindlasti vaadake, et neid liiga palju ei oleks avatud. Eduten soovitab enda praktika näidetel, et kuskil 25 ülesannet võiks olla nädala jooksul lahendatavad õpilastele. Jah, sisetunde järgi jälle võib-olla aimata, et liiga palju on neid ülesandeid, aga siis võib piirduda ka 20-ga, et kuskil 25 ülesannet on lahendatavad aktiivõppe meetodil 45 minuti jooksul. Ja see 45 minutit, mis nädala jooksul panustada siin Edutenis, et ta annabki sellise hea tulemuse õpetajale, et saada aru, et kas õpilane oskab antud teemat või ei oska. Nii, aga õpetaja ülesanne ongi see, et läbi käia, vaadata need ülesanded. Eestikeelsed on väga head, juba pealkirjas on võimalik enam-vähem vaadata, et kas antud teema sobib või ei sobi. Ja nagu te nägite, siin oli see pronks, hõbe ja kulla nii-öelda ring, ehk siis õpilane saab valida ka ülesannete keskel, et kas ta valib kergema, keskmise või raske raskusastmega ülesande. See on siis pildi põhjal vaja teha tehe. Kui te arvate, et see on piisavalt nutikas, siis miks mitte lahendada, aga põhimõtteliselt ma võin ristist siin selle numbritabloo kinni panna, selleks, et mulle meeldib sisestada rohkem klaviatuuri. Ja ma loodan, ma nüüd ilusti kirjutan selle, et kui palju neid kalu siin on ja vastus ka. Aga jah, et kontrolli oma vastust on õige. Ja siin õpilane tegelikult ja isegi õpetaja näeb, et mitme tehtega on see ülesanne. Ma võin juba öelda nii-öelda, et igal klassil on kuskil enam-vähem 30 kuni 40 õppetundi, mõnes isegi rohkem. Aga ma võtan sellised keskmised arvud ja igas õppetunnis on kuskil 25 kuni 35 ülesannet ja igas ülesandes on siis
5-10 tehet on nagu seda valikuvarianti. Kui ma nüüd õpetajana arvan, et jah, see ülesanne sobib õpilastele, siis ma lõpetan testimise, löön siia käele patsu, jätan selle silma avatuks. Võtan järgmise ülesande. On selline, et leia õige vastus. Nii, heli oli mul põhjas, see on heliga ülesanne. Et siin on näha ka sellise skaalaga, et kui palju tehteid on tehtud ja kui palju on veel nagu teha. Et selline palliviskemängud tunduvad mulle hästi kuidagi pikad ja me mitte kunagi nagu seda lõpuni ei tee. Kui õpetajatele teen näiteks koolitusi, aga vale vastuse variandi põhjal ma võiks käia kõik need läbi, et lõpuks ma pean ikkagi selle õige vastuse nagu üles leidma ja panete tähele, vale vastuse korral õpilane kaotab elu ja kui ta vastab veel valesti, kui need elud on kaotsis, siis õpetajale esitataksegi antud lahendus, mis õpilane on teinud. Aga lõpetan testimise ja ma mõtlen, et see on päris hea ülesanne, et kuigi siin on vaikimisi silm sinine, siis ma vajutan silma peale ja õpilane saab antud ülesannet hakata lahendama. Kui ma selle õppetunni ükskord nagu avalikuks teen. Ehk siis need kõik ülesanded tulekski läbi käia ja vaadata, et kas nad on vastavalt teemale, mida tahate, et õpilased lahendaks, et siis vastava valikuga, et kas silm sinine, et siis õpilased saavad lahendada või silm hall ja nad ei näegi seda ülesannet. Juhul, kui mõni ülesanne jääb teil peidetuks, et tunnete, et see ei ole nagu lahendatav kõikide õpilaste jaoks, kogu klassi jaoks. Vajutan siia start. Jah, et võib-olla paljud ei jõua selle aja jooksul nagu kõiki neid tehteid teha. Ma vajutan siia stopp, et lõpetan testimise. Otsin selle ülesande üles, muudan ta avalikuks ja liigutan ta siis boonusülesande kategooriasse. Mis see tähendab? See tähendab seda, et see ülesannete kogum täienes ühe ülesande võrra ja nii mõnigi õpetaja on tulnud mulle ütlema, mitte kohale, vaid e-kirjaga kirjutanud, andnud tagasisidet, et juba keset nädalat mõni õpilane tahab veel neid ülesandeid lahendada, et mida ma teen, et kas ma teen uue õppetunni lahti. Siis ma olen talle soovitanud ikkagi, võib-olla mõned märkasid ka Facebooki kommentaaris, et need ülesanded, mis jäävad nagu halli silmaga, no tehke avalikuks ja andke talle boonusülesannetesse, ükskõik, kas ta on siis keeruline või selline lihtsam, et las ta toimetab siin nende ülesannete mahuga, kuigi tal läheb ülesannete number selliseks hästi kõrgeks, eks ole. Aga selles suhtes, et siis tal nagu ei hakka igav ja kui õpilasel on see matemaatika ülesannete lahendamise motivatsioon üpriski kõrge, siis miks mitte. Ja samas, kui te leiate, et siin põhiülesannete hulgas on mõni ülesanne liiga lihtne, et kõikidel anda lahendada, peidate ära, aga samas võib-olla nendele õpilastele, kes vajavad soojendusülesandeid, on see paras, siis ikkagi teete ta avalikuks ja liigutate ta sinna soojendusülesannete kategooriasse. Kui teil need ka soojendus ja boonused on käigus, siis käige ka need läbi ja vaadake sammhaaval, et milline avalikustada ja milline mitte. Aga jah, et praegu kui ma vaatan, et 24 põhiülesannet on õpilastel lahendada, pluss veel 6, see tähendabki seda, et teisel klassil, kellel on soojendusülesanded, on 30 ülesannet lahendada, et midagi võiks kas siis soojendusest maha võtta veel või siin põhiülesannete kategooriast, et näiteks 20-ga piirduda. Et kust te teate seda, et võiks Eduteni poolt soovituslikud soojendused ja boonused sisse lülitada, on ka see, et kui siin kasutaja juurde tuleb selline roosa ring ja number on sees, et see number tavaliselt näitab, et mitmel õpilasele on soovitused. Nii, aga kui nüüd olete läbi käinud need silmad või need tehted, üks soovitus on ka ühe õpetaja poolt, et mida tema nagu teeb,
tema teeb kõigepealt need kõik silmad halliks, käib need ükshaaval läbi, alustades esimesest, et siis ta teab, et noh, et kui ta siin vahepeal teeb mõned silmad juba siniseks, et ta teab, kus kohas, millised ülesanded ta on läbi teinud, et see järjekord, testimise järjekord nagu väga sassi ei lähe, et nii mõnigi on nagu ka sellise pahanduse andnud, et ma olen seda ülesannet juba 3 korda proovinud, eriti kui on ingliskeelsed nimetused. Aga uuendustest ma võin rääkida niimoodi, et me oleme andnud sellise soovi arendajatele edasi, et kui õpetaja siin testib, et juba siin võiks olla kas siis mingisugune silmamärk või ruuduke, märkeruut, et õpetaja saab anda vastava toimingu nii-öelda käsklused, kas siis, et õpilasele avada või et noh, et märkeruut, et jah, ma olen seda juba vaadanud või testinud, et nimekirjas võiks ka siin mingisugune kuva tulla. Nii igas kool, no ma ei tea, kas igas koolis, aga enamus koolides on ka klassi õpilaste nimekirjas ka sellised nõrgemad õpilased, keda siis ka nõrgemalt võib-olla hinnata. Igas õppetunnis on võimalik nende trofeede limiite alandada, vajutades siia üles paremale nupule limiidid, personaalsed limiidid, need protsendid on siis kõikidel õpilastele vaikimisi, aga personaalsed limiidid ja valin õpilase nimekirjast, valin siis, ma võtan kasutaja 14. Ütleme, et see on siis Mari Maasikas. Et kui oleks siin nimetus, nimi ilusti korrektne, vajutan OK ja siin ma saan talle panna need korrektsed protsendid, madalamad protsendid, et tema saaks ka enda teemandi kätte. Et talle mitte kuskil nagu ei kuvata seda, et ta on madalamate protsentidega nagu hinnatud tema enda vaates nagu, et ja siis samas on ka see, et miks mitte, et kui tal läheb juba nende madalamate protsentidega väga hästi, et ongi ainult teemandid, siis vaikimisi järgmisel õppetunnil võib ju proovida neid protsente vaikselt tõstma hakata. Et see on jälle selline katsetusmeetod, et on olnud ka kogemusi, kus õpilane nagu ei taha matemaatikat teha paberpliiatsi meetodil või mõnes muus matemaatilises keskkonnas, siis Edutenis on ta neid ülesandeid lahendanud ja õpetaja isegi ei näe vajadust neid protsente siin muuta. Ja ütleme niimoodi, et kui klassis on mitu õpilast, siis no miks mitte, et valida siin ka see teine õpilane, vajutan OK, muudan need protsendid madalamaks, vajutan OK, salvestan ja neile need protsendid kehtivad. Mis nüüd juhtub järgmisel nädalal, kui on vaja uue õppetunniga sama töö läbi teha, et ka personaalsed limiidid teha, siis siin vajutate uuesti limiidid, tuleb teil tühi aken ette, eks ole, ja lisaõpilase asemel valite impordi limiidid õppetunnist ja siit siis valite selle õppetunni, kus te need limiidid paika panite õpilasele. Praegu seda õppetunni nimetust siin nimekirjas ei ole, selleks, et ta on mul avatud. Aga jah, et siit saab siis selle valiku teha. Valik on tehtud, vajutud OK, mina panen praegu katkesta ja siis on jälle OK, salvesta, panen praegu sulge ja jääb veel viimane ülesanne õpetajal on see, et kerida siia ülespoole, kus on see õppetunni nimetus. Tuleb paremal pool silmale vajutada, siis on õppetund kenasti avalikustatud ja õpilased logivad sisse ja saavad kenasti ülesandeid lahendada. Siin on ka see lipp kenasti olemas, et kui lipu panete külge, saate öelda õpilastele, et selle nädala teema või uue nädala teema ülesanded või õppetund on nagu märgistatud lipuga. Ja siis nad leiavad nimekirjast nagu kenasti üles. Siin on ka selline mehike, et on antud soovitusi, et noh, et hea, kui on üks mehike, et see tähendab seda, et üks õpilane teeb kõik need ülesanded läbi. Klassiruumis võite katsetada ka, kui panete siia näiteks grupitöö või nii-öelda paaristöö, et siis õpilasele lihtsalt tuleb selline aken ette
kus on vaja kasutaja nime sisestada ja ongi kõik. Aga ma panen siia praegu ühe mehikese tagasi ja jätan avalikuks. Ma olen töölauale. Mida ma töölaualt näen? Vasakul pool on siis õppetunnid. Sulgudes on siis see number, et mitu õppetundi on avalikustatud õpilastele. Igal pool, kus on i-täht, siis sinna peale vajutades teil kuvatakse veel infot, et noh, et mis miskit tähendab, et nii mõnigi on küsinud, et mis need siin õppetunni taustal need värvused, roosad ja rohelised tähendavad. Et pigem ongi, et roheline on siis, et keskmiselt on kõigil pronks või isegi mõnel on rohkem nagu trofee, parem trofee ja punane, et vähem kui pool õppetunnist on lõpetatud. Et nagu te näete, minul need õppetunnid, mis on avalikustatud, et siin jah, on näha, et roosal taustaga ja ongi nii. Siin on nüüd selle nädala või uue nädala teema, kenasti avalikustatud, lipuga märgistatud ja mis tähendavad need 2 noolt. Kui ma kerin allapoole, siis kindlasti ei ole teeme otsingu, õppetunnid. Teine klass, no paneks sellise nimetuse nagu aeg. Huvitav. Kas ma olen juba selle salvestanud. Aga ma tahaks liitmist, et õpilased veel kordavad liitmist näiteks mingisuguse õppetunni teemaga. Nii, kerides allapoole ma näen kõik selle klassi sisesed. Liitmine ei ole nagu hea sõna. Mis ma tahan teile näidata? Ma panen siis inglise keeles praegu, et kui 3. ja 4. klass saab ka tõlgitud, et noh, et siis neid tulemusi tuleb rohkem. Et siin on ka, kuvatakse pärast seda klassi nii-öelda õppetundide olemasolevatest õppetundidest näidatakse ka teiste klasside õppetunnid. Ongi siin, et ringis number tähendab, et mis klassi materjal see on. Siin on siis see teema ja nii kui ma vajutan siia kopeeri, siis see kenasti kopeeritakse ka sinna minu teise klassi. Ma tahtsin sellise näite tuua, tekstülesanded. Tekstülesanded tavaliselt on sellised head, mis ei õnnestu. Okei. Eestikeelsega peab veel natukene vaeva nägema, et mis need täpsemad sõnastused on. Aga kui ma panen summa. Vaatan veel läbi, et mis see on. Miks mulle ei kuvata nagu esimese klassi materjalidest. Aga juhuslikult meil hakkab juba nii-öelda kevad lähenema ja kui te proovite seda neid ülesandeid siin lahendada, otsite õiget õppetundi, siis kindlasti see leitav teemakohane õppetund on siin allpool. Et kui ta on siin avalikustatud, siis see parempoolne nool üles ja alla, need on need võimalused, et ülespoole seda õppetundi kerida. Mina olen õpetajatele soovitanud, et väga hea ja mugav on näha, et millised õppetunnid teil on kenasti avalikustatud õpilastele, et need siia koondada ka kenasti üles, et jääb see üleliigne kerimine alla ära. Trofeede koha pealt ütleks niimoodi, et siin on näha, et ülemine number näitab, et millised on siis õpilaste poolt kokku kogutud kogu klassi pealt ja alumine näitab, et siis sel nädalal. No siin sel nädalal on pronks keegi saanud, vajutades trofeele, kuvatakse õpetajale siis nimekiri ja kuna ma täna tegin neid ülesandeid, siis teemaga aeg läbi ja pärast on näha, et 3 tundi tagasi sain selle trofee kätte. Kui õpilane alustab siis algusest ja lõpetab viimase ülesandega,
ja ta saab teemandi, siis tema seda õppetundi kuvatakse nimega ka kullas, hõbedas ja pronksis. Loodiplomid on kenasti alla laetavad, te saate kokku pakitud failist ja iga õpilane on siis eraldi PDF-fail, et see on hea mugav meetod selle distantsõppe variandiks, et miks mitte kas siis e-kirjana saata manuses või siis elektroonilises päevikus jagada failina. Ja vanema aruandest oli ka jutt, et siin paremal pool, et või kes vanematest soovib nagu olla kursis enda lapse arenguga, siis nimekirjast valite antud õpilase. Kui vanemaid ei ole seotud, siis on siia võimalik kontaktid panna, tähendab nimi ja emaili aadress salvesta. Kui on 2 vanemat huvitatud, siis panetegi. Siia saate panna selle endapoolse sõnumi, et näed, mis te tahate lapsevanemale öelda või et kui isegi õpilasele näidatakse, et mida ta oskab väga hästi, mida ta peaks veel parandama ja võib-olla mis on veel soovituslik ja salvesta nupp kindlasti. Ja kui need õpilased kõik, kelle vanemad on soovi avaldanud, et olete kenasti täitnud need andmestikud, siis siin all saada kõik aruanded lähevad kenasti õpetajale postkasti. Et see on üks võimalus vanemaid kursis hoida, aga seda ei pea kasutama. Olete õpilased kenasti tööle pannud näiteks arvutiklassis, kooli arvutiklassis ja matemaatiline sumin kenasti toimib. Õpetajana sisse logides näete siin õpilase püüdlikkust. Ütleme niimoodi, et need värvid jälle on lahti seletatud siin i-täpi all või i-tähe all. Et põhimõtteliselt positiivsed on sinine, roheline, lilla ütleks niimoodi, et ta on heade tulemustega, aga edutini poolt on hinnang, et kasutab palju aega. No selles suhtes, et mina saaks öelda, et mina ei ole positiivselt seda aega nagu kasutanud, et ma kas siis jutustan õpetajatele, seletan miskit, et tegelen kõrvaliste toimingutega, aga te saate alati jälle õpilaste poole pöörduda, et miks sul kulub nii palju aega, siis mõni õpilane ütleb, et ma tõlgin inglise keelt, kui on näiteks praegu 3.–9. klass, eks ole. Ja samas, kui üks õpilane vastab, et ta käis õues jalutamas, kas see on siis negatiivne, et värske õhk on ka hea, eks ole, aga siis saab suunata, et logi ennast välja. Roheline on kõige parem, sinine on siis selline natukene nõrgem, aga ütleme keskmiselt hinne 4 võiks olla. Siia tuleks ka selline mumm, et kollakas, et õpilane võib-olla vajab seda juhendamist, et see võib tekkida sel juhul, kui näiteks õpilane kas vastab liiga palju valesti või jookseb lihtsalt ülesannetest läbi. Ja punased on sellised ka kriitilised, et kriitilisemad ongi punane ja kollane, et kus siis tuleks õpilastele tähelepanu pöörata. Ja infot näidab kenasti, et mis kuvatakse õpilase nime, kui täpselt on vastanud, kui palju punkte on saanud ja siis ajaline kasutus. Täpsuse kohta ma ütleks niimoodi, et see ei ole nüüd see, et kui täpselt ta on õigeid vastuseid andnud, vaid pigem see täpsus on pigem seal hinnatud selles suhtes, et kas ta on valinud endale õige raskusastmega ülesanded. Kui ta läheb üle 90%, siis tundub, et ta on valinud nagu lihtsamad ülesanded. Selline hea protsent on 85. Kui on jälle 70 lähedal, siis tundub, et on nagu liiga rasked ülesanded, aga analüütikast saab õpetaja ka kohe teada, et mis õpilane keegi on valinud. Nii viimases tegevuses saate näha, et milline õpilane on viimati sisse loginud, ülesandeid lahendanud ja kes veel ei ole sisse loginud. Õpetajana ma vaataksin näiteks seda, et viimased tegevused, kui ma tahan nüüd vaadata, et kes eelmisel nädalal siin ülesandeid lahendasid, ma võtan siis eelmise nädala vaate, et ma saan kindla sellise ülevaate, et kõik õpilased oleks nagu antud õppetunni ära teinud. Need õpilased, kes ei ole midagi teinud, ongi siis ainult kriips, eks ole. Et siin te saate lihtsalt vaadata, et peaks kõigil olema siis kindel õppetund kajastatud.
kuidas seda tabelit vaadata, on see, et täistulemus, kui ta on niimoodi skaalalt niimoodi lõpupoole, siis on enamus ülesandeid väga hästi läinud. Ja tase näitabki seda, et kui on vähemalt 50% õigeid vastuseid, ehk siis see skaala oleks siia poole peale, siis ta saab selle pronkstrofee kätte, mis on soovitav kõikidel õpilastel kätte saada nagu. Ja ütleks niimoodi, et neil õpilastel, kellel trofee ei ole kätte saadud, siis ma tegelikult seda täpsust ei hakkakski üldse vaatamagi. Et isegi kui siin oranž on, et Eduten on sellise reeglistiku siin tekitanud, et kui roheline toon on, siis on õpilasega kõik hästi, et ta oskab antud teemat, tal probleeme ei ole. Kui on oranž, siis õpetaja peaks tähelepanu pöörama, et mis antud õppetunnis antud õpilasel raskusi tekitab. Ja kui punane värvus, et siis peaks kindlasti tähelepanu pöörama. Et täpsuse koha pealt jah, et on selline reeglistik, aga pigem seda vaadata siis, kui on tal see tase kenasti käes. Et jah, vaadates, et tulemus on kasutaja X3-l õppetunnis summa 10 üleminekuga liitmine, kenasti väga hea tulemus, eks ole. Täpsuse valik on ka selline, et ei ole liiga rasked, aga liiga lihtsad, võib-olla läheb isegi sinna natuke lihtsamate ülesannete poole, aga jah, et 30 ülesannet 30 on teinud, et samas ta on miskit seal topelt teinud ja kulunud on aega 1 tund ja 43, aga kuna see on minu enda laps, siis ma tean, et ta tegi natuke ühel päeval, natuke teisel päeval ja siis vahepeal vaatas multikat ja siis ta ei osanud välja logida. Ja selline ongi siis ja siin on siis see punktid, et kui palju on. No miks mitte seda kasutada e-õppe päeval, et vaadata, et õpetaja vaatabki, et siis õhtul oleks õpilastel kõik ülesanded, antud õppetunni ülesanded tehtud ja mis tulemusega ja siis vastavalt selle tagasiside anda. Ekspordi andmed kuvatakse tulemused Exceli selles dokumendis. Võib-olla sealt saate mingisugused väljavõtted veel teha mingitest numbritest, et siis kuvada õpilastele. Aga milline vaade on nüüd õpilasel? Kui ma olen õpetajana sisse loginud, siis ma saan kuvada ka endale selle, et õpilase vaade, vahetan lihtsalt rolli. Ja kui õpilane logib ennast enda kasutaja nime ja parooliga sisse, nina sügeleb, siis ta saabki sellise pildi, et ta näeb, et millised ülesanded on õpetaja talle avalikustanud, millised õppetunnid on tal edukalt juba lahendatud ja punane ring siis tähendab seda, et need ei ole veel alustanud. Ja siin on ka ilusti näha lipp, et näha, et millised ülesanded peaks nagu õpilane tegema. Samas on näha, et millised trofeed ta on endale kogunud ja sellel nädalal, mis ta on saavutanud ja samamoodi ka aktiivsusnädalate vaates, et näha, et ka sellega on võimalik õpilast panna mõtlema, et miks sul sel nädalal oli rohkem tegevust, et mis sind köitis näiteks. Aga õpilasena ütlekski niimoodi, et kui siin mõni oleks et pooleldi alustatud ja on roosa selle taustaga, siis tähendab seda, et ta on neid ülesandeid lahendanud, aga mitte piisavalt palju, et saada kätte pronks. Võtan selle ülesande lahti, mis õpetaja nii-öelda on andnud lahendada. Õpilasena ma nüüd vajutangi esimese ülesandele, valin raskusastme, ma teen mõned näitlikud ülesanded ära, et kuidas neid lahendada. Kui ma ei taha seda tablood kasutada, vanematele klassidele ütlen niimoodi ära, et siin on matemaatilised märgid ka kenasti olemas. Ma panen selle kinni. Keegi võiks juba ette öelda. 9. Koosta pildi põhjal tehe ja arvuta. Vastus peaks olema 9. Äkki on niimoodi. Ma võiks öelda, et teise klassi ülesanded vahest on nii nutikad, et peab mõtlema, et mis ma pean tegema nüüd. Nii, 1, 2 ja 5. Ei, ma pean, see on lahutamistehe. Siia tuleb 11 ja siia tuleb 5. Õige vastus. Nüüd, kui ma teen isegi sellise tehte,
et ma panen siia, seda on lihtne kokku lugeda, et on 6. Ma panen siia 10 ja võrdub 16. Äkki läheb valesti. Annab kohe õpilasele tagasiside, et see tehe läks sul valesti, kus kohas sul oli eksimus ja milline on õige. Võtan järgmise küsimuse, siis mul kohe näidatakse ära ka, et 2 esimest tehet olid õiged, 3. läks valesti. 12, 13, 14 ja siis et siin on isegi võimalik sellise lohakusvea tekitada, et näed, nagu nägite, et 141 läks mul, et Edutenis on ka selline reeglistik, et no, et kui õpilane mingisuguse tehtega eksib, siis mingil hetkel Eduten viskab selle tehte talle uuesti ette. No kas samasuguse või samalaadse, sama nii-öelda, võib-olla pildid on teised, on ju, et aga need krepsutused on samasugused, et selgitab välja, kas see oli nii-öelda lohakusviga kiirustades või siis oligi teadmistepõhine. Võtan järgmine ja nii ta on. Kui ma saan siia 10. ülesande juurde, siis kui siin ei ole see, et esita vastused, siis õpilane saab alati esitada ülesande siia nupule vajutades. Ja numbritabloo suhtes ma ütlen niimoodi, et alati ma saan selle tagasi tuua, kui ma tunnen, et ma tahaksin seda kasutada. Nii, esitan enda ülesanded, kuigi ma ei teinud neid lõpuni, siis õpetaja saabki nagu antud tehete näol need vastused, et kuidas õpilane on lahendanud. No seda ma juba näitasin, 61, eks ole, pallike lendab, ma lihtsalt klõpsan õigele vastusele. Vaatan 9 minutit on aega, vastan valesti, kaotan elu, kaotan kõik elud, jäetakse mäng pooleli. Esitan ülesande, kuigi ma ei näinud palju vaeva, sain 4 punkti 30, mitte kunagi ta ei ütle mulle, et noh, et kas ma olen laisk või lihtsalt rumal. Kui ma tahan lõpetada või ütleme näiteks antud ülesannet uuesti teha, panen siit sulge, vajutan refresh või taastan mäng, eks ole, ja ma saan seda uuesti teha. Ja mis ma tahtsin seda öelda, et siin ma saan jälle õpilasena minna tagasi ülesannete nimekirja, et siis vaadata, milline ülesanne on mul kenasti tehtud. Kui nad on tehtud, siis nad peaksid olema põhimõtteliselt rohelised. Ja kui ma tahan ikkagi seda teemandit kätte saada, siis ma saan alati ju seda ülesannet uuesti enda nimekirjast valida ja uuesti teha, et äkki õnnestub see tulemus paremini. Nii, ma praegu lahkun siit vaatest ja siin kohal ma lähen täitsa enda töölauale, et kui ma tahan näiteks pronksi ikkagi hõbekarikale, siis siin on näha, millised ülesanded on mul veel tegemata, eks ole, ma peaksin tegema ja kust ma saaksin võib-olla uuesti tehes enda tulemust parandada. Nii palju ma ütlen, et meil on esimene, teine küll nagu tõlgitud, aga heliga ülesanded, me peame veel leidma selle õige lahenduse, et kuidas me saaksime need helid ka nagu eesti keelde, et õpetajatel lihtsalt olen siis soovitanud, et kui on ainult heliga fail õpilastel ülesande lahendamiseks, siis keerake see lihtsalt kinni. Nii, ma olen teile tutvustanud õpetaja töölauda, ma olen näitanud õpilase vaadet, siis on see, et kasutajate lisamine, eks ole, see on ka tehtud. Kui ma juhuslikult tunnen, et ma tahan enda kursuse nimetust muuta, siis see hammasratas ehk kursuse seaded, siin ma saan seda teha. Ja siin ma võin ka vaikimisi panna juba selle lipukese käsu külge, et kui ma avalikustan antud õppetunni, siis automaatselt läheb ka see lipp külge. Aga samas, ega mul ei ole nagu keeruline seda lippu külge panna. Ja seda kursust ma saan kopeerida näiteks järgmisesse õppeaastasse, miks mitte, kui ma olen 5. klassi õpetaja ja järgmine aasta olen ka 5. klassi matemaatikaõpetaja. Ma saan seda arhiveerida ja arhiveeritud kursust saan alati uuesti aktiveerida, et töösse anda. Ja vaheta omanik, näiteks ühes koolis õpetaja läks pikemaks ajaks haiguslehele, siis asendusõpetaja
lihtsalt tuli siia panna ja siis nii-öelda endine õpetaja kaotas juurdepääsu, et siis pärast toimub jälle, et vaheta omanik, et õpilased saavad jätkata sealt samast kohast, kus jäid pooleli. Kustuta kursust ma mitte kunagi ei soovita kasutada, et seda siis nagu ei saa enam tagasi tuua. Aga analüütika koha pealt ütleks nii palju, et see on siis õpetajate pärusmaa, kus nad saavad teada, et kuidas õpilastel läks. Nii, vaikimisi kuvatakse see õppetund, mis nagu viimati on nagu õpilastel tehtud, aga ma valin kõigepealt sellise vaate, et kõik õppetunnid ja kõik õpilased. Seda allpool kuvatavat ma praegu ei puutuks. Nii palju ma saan näha, et 13 õpilast on kokku ja 8 aktiivset, eks ole. Aga mulle pigem meeldib vaadata see, et trofeed õppetundide kaupa, et millised trofeed on õpilaste poolt saavutatud, millises õppetunnis, et miks mitte, kui teil korrektselt kõik õpilased teevad neid ülesandeid, et siit on juba võimalik välja lugeda, et mis on sellised lihtsamad, võib-olla mitte lihtsamad, aga ütleme niimoodi, et õpilastel nagu selged, et siis on nagu siis ka kullad ja need teemandid, eks ole. Teemant on kõige parem siis. Ja kui on mõni selline ainult pronks kõikidel õpilastel, praegu ei ole mul siin miskit, et siis võib-olla isegi antud teemat uuesti läbida. Aga jah, et siin on näha, et 3 õpilast on summaks 10 teemal 3 pronksi saanud. Ja siia kuvatakse ainult see info, kus on nagu midagi kätte saadud. Nii, oskuste tabelis on selline staatiline tabel, et siin on õpilased, siin on siis teemad, et et milline õpilane, mis teemat oskab, kas väga hästi või peab veel harjutama, aga uuem lahendus on selline interaktiivsem vaade, et kuigi siin on need õpilaste nimed ja teemad väike kirjaga, siis lahtri peale minnes näitab, et mis on teemaks, kes õpilane ja mis taseme ta on nagu sooritanud ja on ka soovitus külge pandud. Valge tähendab nüüd seda, et õpilane ei ole piisavalt ülesandeid teinud ja siis ei kuvatagi antud värvust, kas roheline, oranž või punane. Ja nagu alguses mainisin, siis siin kehtib samamoodi need värvuste seletused, et roheline on õpilasel teema selge. Jah, seal võivad mingisugused eksimused olla, aga oranžiga siis õpetaja võiks vaadata, et mis õpilasel lahti on, võib-olla midagi konsultatsiooni anda ja siis teeb uuesti üle need antud ülesanded, mis läksid halvasti. Ja punane siis peaks kindlasti tähelepanu pöörama, et mis tal raskusi tekitab. Kindlasti õpilased nii mõneski koolis tahavad sellist edetabelit, et kes on kõikide õppetundide peale nagu kõige tublim, et tabeli ees nimekirjas, siis see kursuse statistika näitab kenasti, et mida vasakpoolsem see õpilane on, seda nii-öelda tabeli topis või ülevalpool järjekorras on. Et mina olen pandud, et ma olen esimene, eks ole, kasutaja X3 on teisel kohal ja mida paremal pool siis nimekirja lõpus ta on. Tumesinised on parema tulemustega, helesinised on jah, mingisugused ülesanded tehtud, aga ei ole nagu tulemuslikud. Ja teine võimalus on ka see, et mul on 7 õppetundi avalikustatud, eks ole, kui siin on õpilaste nimekiri ja siin on kuvatud nagu see nii-öelda küll numbriliselt, aga vähemalt õpilased saavad ju näha, et ahah, mina sain nagu hõbekarika, aga äkki minu pinginaaber sai selle hoopis teemandi, siis võib-olla ma läheksin ennast natukene parandan enda tulemusi, et automaatselt läksin Taneli peale. Aga jah, et ettekujutas, et siin on näiteks see teemant, eks ole, et võib-olla seal tekib selline motivatsioon õpilasel enda tulemust parandada. Aga nii mõnigi õpetaja on ka motiveerimiseks pandud ka hindeid. Ma vaatan, et meie aeg hakkab täis saama, aga selles suhtes, et mul on 3 vaadet veel näidata, et selles suhtes, et kui keegi tunneb, et ta ei saa enam meiega olla siin, siis täna laen antud salvestusega üles ja saab seda Facebooki sealt kommentaariumist ka kätte kenasti, et vaadata seda lõppu. Et mul ei ole kaua veel jäänud.
Nii, aga ma otsin nüüd kindla õppetunni ja jätan kõik õpilased siia vaatesse. Siin all ma jälle neid numbreid ei vaataks. Mulle meeldib neid tulemusi vaadata pigem kui kindla õpilase kohta. Aga tunni progressi juures ma näen, milline õpilane, kui täpselt on vastanud, milline on ta tulemus. Ehk siis kui tema tulemus on ikkagi niimoodi, et ta on karika kätte saanud, siis ma vaataks ka, et kui täpsus läheb sinna oranži poole, siis võib arvata, et äkki õpilane on valinud liiga rasked ülesanded, et saab alati suunata, et mine tee see ülesanne uuesti ja siis kergema raskusastmega. Aga jah, et õpetaja siis näeb, et millised valikud on ka õpilastel nagu tehtud ja need õpilased, kes ei ole taset kätte saanud, siis ega ma siis täpsuse peale ka seda panust ei paneks. Ja kui mõni õpetaja ütleb, et antud õppetunni ülesanded peaksid olema lahendatud nii-öelda eilse kuupäevaga, siis siin fikseeritakse kuupäev ja kellaaeg ka kenasti ära, et isegi kui õpilane lõpetas öösel kell 1, no siis vist ei saa pahandada. Aga jah, et kõik on nagu fikseeritud. Nii, allapoole kerrides. Ma näitaks seda õpilase püüdlikkust. Et siin on nüüd, kui õpetaja töölaual oli see õpilase püüdlikkus nii-öelda kõikide õppetundide peale tehtud tulemused, eks ole, siis siin ta näitab ainult seda antud õppetunni kohta. Et Paul oli kõikide õppetundide peale kohta roheline, aga selles õppetunnis tal kulus rohkem aega ja siis siin on ta lilla toon. Praegu on see meeles mul. Et saab vaadata nii-öelda, et kus kohas õpilane kaotas enda ajataju, eks ole. Nii, aga lähmegi vaatame seda X3, kes ongi tegelikult ametlikult ka teise klassi õpilane. Et ma ennast ei hakkaks näitama, et mina ja teine klass hästi kokku ei sobi. Aga siin ma nüüd küll juhiksin tähelepanu, et kui õpilasel on 92% täpsus, et siis võib õpetaja öelda, et ole hea, vali endale raskemad ülesanded, et sul on piisavalt hea pea, eks ole. Näha maksimumpunktide arvu ja siis ka näha, et kui palju õpilane on kokku saanud. Mitu arvutust ta on teinud ja mis aja jooksul. Et siin arvutuste alla läheb ka siis kõik need ülesannetes tehted. Tunni progressi tabelis ma siis näen, et mis ülesandega, kui täpselt on vastanud, mis on see tulemus, milline raskustase on valitud, eks ole, ja mitu korda on esitatud see ülesanne õpilase poolt ja mis päeval. Et kui ma nüüd vaatangi see täida lünk 0–3 liitmise tehe, ma alumise sellise liukuriga liigun paremale poole ja võtan esitatud vastused. Ma näen, et millised tehted või milline tehe on tal valesti vastatud. 8 + x + 6 võrdub 19. Tema sisestatud vastus on 0, õige vastus on tegelikult 5 ja siin ma näen ka, et kui palju aega on kulunud õpilasele antud vastuse sisestamisel. Kui ma mainisin, et Eduten viskab mingil hetkel uuesti selle tehte ette, mis õpilane on vastanud valesti, siis panete tähele, siin on see vale vastusega tehe ja siin on juba uuesti seesama tehe ja õnneks tal on ilusti õigesti see sisestatud. Eduten kenasti hindas, et see on vale, eks ole, õpetajal ei jää miskit sellist kohustust, et kõik tehted rida-realt üle kontrollida. Ja kui ma õpetajana arvan, et kuna ta siin vastas ikkagi selle õigesti, et võib-olla ma annan selle 1 punkti juurde, muudan selle punkti tulemust 28 peale, vajutan okei ja see tulemus siis kuvataksegi ka seal statistikas. Mäletate, see oli mitu korda esitatud ülesanne, eks ole. Siin ma saan vaadata esitused, võtan selle vaate, mis ta esimesel korral tegi. Esimesel korral ta lihtsalt jooksis läbi, ei täitnudki. Teisel korral lahendas ainult ühe tehte
ja kolmandal korral siis tegi kõik. Et miks mitte seda varianti kasutada, et kui õpilasele on esimesel korral kõik tehtud valed või enamus ja õpetaja natuke annab konsultatsiooni talle ja laseb uuesti teha, siis ta saab võrrelda, et kas sellest on mingit tulemust olnud või mitte. Ja ülesannete nimekirjas ma näen, et 4 õpilasel on antud ülesanned tehtud, siis ma lihtsalt siit õpilaste nimekirjast valin kõik õpilased. Ja kui antud ülesanne võis tekitada raskusi ka teistel õpilastel, et siis ma lihtsalt nopin need õpilased kokku ja saan neile nii-öelda suunitlused kätte jälle anda, et kuidas on õige seda lahendada või siis anda lisaülesandeid ka, et siit saab õpetaja nagu selliseid järeldusi teha. Ja muidugi, kui ma tahan vaadata seda õpilast X5, et jah, oligi kõik õiged, et tulemus ei petnud, mis seal statistikas näitas. Nii. Ja jäänud on nüüd õpilane X3 ja võtan kõik õppetunnid. See on nüüd siis kogu lahendatud ülesande peale, et mida on näha. Jälle need on väga head sellised üleandvad nii-öelda tulemused. Kuigi siin on näha, et 6500 punkti on maksimum ja õpilane on saanud ainult peaaegu 1500, isegi natuke rohkem, eks ole, siis mingid ülesanded, õppetunnid on tal tegemata. Samamoodi ma näen neid trofeesid õppetundide kaupa. Ta on saanud ühe hõbeda ja ühe pronksi teemaga summa 10, et kui ta saavutaks neid trofeesid ka teistes õppetundides, siis tulevad siia need tulpdiagrammi siis tulevad siia alla need kenasti mitmekesi. Nii. Kuigi on näha, et ta on tegelenud teiste õppetundidega ka, siis näete, siin on see kuld olemas, aga teistel ta peaks vaeva veel nägema. Et kas või see geomeetria 1 tasapinnalised, et 36% õigeid vastuseid. Õpetajana ütleksin, et ole hea, mine tee seda uuesti. Ja, et peaks olema õppetund kenasti tehtud. Nii, aga minnes vaadates nüüd täpsemalt, et mis ülesanded ta on teinud nagu läbi, et kui mõne õppetunni täpsus oleks oranžika tooniga, siis oleks hea, otsiks selle õppetunni siit kenasti üles ja saaks vaadata, et mis ülesande ta on teinud. Aga kui vaadates, et geomeetria õppetund, eks ole, huvitav, kas näeb, et mis siin on vastatud? Mis on tal seal valesti läinud? No kõik õpilased. Võtan X3. Märgi kõik tõesed laused. Et siin kuvataksegi. Punane on vale, roheline linnuke näitab, et mis oleks õiged vastused. Ja enamus ülesannetest saabki õpetaja vaadata, et mis on õpilane vastanud ja et ei ole seda vaidluskohta, et õpetajale selgeks teha, et ei, ma vastasin nii ja kõik oli õige, aga jah, Eduten juba näitab, et mis on tehtud. Ja mis on Eduteni koha pealt hea, et kui õpilane isegi vahetab seda raskustaset, et teeb näiteks selle ülesande uuesti, mis tal ennem oli kerge raskusastmega ülesanne, et siis kuvatakse ka siia, et tuleks siis siia see pronks või pruunikas ring ja siis, et mis ta valis, et tulebki 2 tükki. Ja tuleb ka siia, et mitu korda ta on seda ülesannet teinud. Et see tähelaev, esitatud vastused ja siit on näha juba see, et 19.32. Ühesõnaga, teisel korral teil tekkis rohkem vigu. Huvitav. Nii. Aga mul on tunne, et ma olen teile sellise kiiru ülevaate andnud sellest eestikeelsest versioonist, et mis siin võimalused õpetajal on ja kui kellegil on nüüd huvi seda keskkonda proovida ja katsetada, siis miks mitte meile kirjutada
edutin.ee lehelt võimalik saada meie kontakt. On kenasti kirjutatud siia, et eduten@ekool.eu või otse minule maris.kukk@ekool.eu või siis ka Facebookis Messengeri kaudu, et me soovime proovida katsetada. 4 nädalat on tasuta prooviperioodi ja kui jääb vaheaeg sinna vahele, et siis pikeneb vaheaja võrra. Ja siis 4 nädala pärast prooviperioodi sooviks koolijuhiga ka sellist vestlust, et kus osalevad ka õpetajad, et noh, et kuidas keskkond tundus, kuidas sobis, mis meeldis, mis ei meeldinud ja siis me saame näidata ka seda Turu ülikooli poolt saadetud aruannet, et mis neile nagu silma jäi ja siis saab arutada edasi, et milline on otsus. Ma vaatan, et mitte kellelgi ei ole küsimusi. Juhul, kui kellelgi on mingisugune küsimus, siis praegu on täitsa paras aeg see esitada kas või mikrofoni avades. Ja Maris, minul on küsimus. Paroolide muutmise kohta, kui parool on ununenud lapsel ja kui me räägime üksikust lapsest, et sa näitasid praegu seda kohta, kus sai muuta terve klassi paroole. Aga kui nüüd näiteks on mingid paroolid läinud kaduma, mul endal ei ole mingit back-up'i tehtud ja üks laps tuleb ütlema, kas mul on kuidagi kuskil võimalik ka lapse mingid vanu paroole näha või on ainukene variant see, et ma tekitangi õpetajana talle uue parooli? Kui sul endal neid faile alles enam ei ole, et kui õpetaja lisab õpilased, eks ole, et loob kontod, siis tegelikult vaikimisi läheb see fail ka õpetaja postkasti. Et nüüd on selline süsteem. Ja kui see fail on kaotsi läinud, siis lihtsalt tulebki valida see üks õpilane välja ja panna muuda parool ja siin näiteks kas või genereeri. Ja samas, kui salvestad, siis saad jälle selle lipiku kenasti kätte ja asi toimib. Mis ma õpilaste kohta tahaks öelda, et tänase postituse põhjal Facebookis, et andke õpilastele ülesandeks, et kindlasti kontrollida, et keel oleks neil eesti keel. Tuleb välja, et algsetel kasutajatel on keel inglise keel ja siis mõned esimese ja teise klassi ülesannetes ongi ülesanded ka inglise keeles, et selline väike apsakas. Selle info edastasin juba klassile edasi. Ja, tänan Maris. Tänu sinule see avastus nagu tuligi ja täna hommikul ma vaatasin enda isiklikel lastel on ka tegelikult oli see muudatus tegemata. Aga mina julgustan selles mõttes enda poolt uusi tegelasi nendega väga edukalt nagu toimetama ja aktiivselt nina sisse pistma, sest ega muidu ju kogemusi ei tule ja ülevaadet ei tule. Et olen ise toimetanud päris nüüd algusest peale, alates pilootprojektist ja päris edukalt, et kuni 5. klassini lausa välja ja mina ei tegele nädala kaupa, et minul on natukene mingid pikemad perioodid, vahepeal me puhkame ja siis on ka 2 nädala kaupa neid ülesandeid ja väiksematele läheb eriti korda, kui selliseid karikaid nii-öelda seina peale ka liimida ja siis saab igaüks võrrelda, kui palju ta mingeid karikaid on kokku saanud ja palju on teemanteid saanud ja kes lahendab 1 päevaga ära, kes lahendab 2 nädalaga ära, et selles mõttes selline väike võistlus natuke ikkagi käib. Aga julgustan uusi tulijaid kindlasti toimetama sellega ja nina sisse pistma. Ja samas on niimoodi, et miks mitte ka need koolid, kes algul nagu prooviperioodi läbisid ja ei soovinud kasutada, siis võib ju uuesti meile kirjutada, kui on huvi. Et võib-olla nüüd on teised mõtted, aga õpetajatele ma soovitan ka seda, et nii mõnigi on küsinud, et kui ta lahendab selle õppetunni ära, et kas ma järgmisel nädalal siis ta peida. Mina soovitaks isegi need kõik õppetunnid jätta avatuks, et et mingil hetkel võib-olla ta avastab, et ma tahan seda nässu läinud õppetundi parandada, et siis ta saab seda teha. Et õpetajal ju fikseeritakse kõik ennasti ära. Võtsin ka selle variandi juba kasutusse. Aha. Seletasime ka enda klassile ilusti lahti, et praegu uued ja värsked ja karikajaht käib nii-öelda lipukesega ülesannete peale. Nii et... Põnev.
et mõnus on vaadata, kuidas asi on nagu selle ajaga edasi läinud ja arenenud, et ma siis tõesti 2 aastat või 3 äkki. Tundub küll, et 2019. Täpselt sellest hetkest jaanuaris mäletan, Tanel tegi meile reaalkoolis ülevaadet, et siis sai tehtud seda 6 nädalat pilooti. Et on mõnus vaadata, kuidas asi on tõesti edasi läinud, lisaks sellele tõlkimisele, väikestele nupukestele, väikestele muudatustele, et jõudu, jaksu ja ootame seda 3., 4. ka eesti keelde. Jah, tegelikult mina ootan juba 9. klassi ka juba. Aga uueks õppeaastaks me loodame, et on kõik 9. klassi tõlgitud. Tanel, mis sa arvad? Ma arvan küll jah, et me liigume sinna poole, et uueks õppeaastaks saame vast kõik tehtud, jah. Nii. Nii, aga kuna te kõik leidsite selle Zoomi lingi üles, siis ma vist seda Facebooki nuppu ei pea või Facebooki lehte ei pea näitama. Ja kui miskit on, siis saate meile kirjutada. Saan öelda teile aitäh Ja osalemast. aitäh kõigile. Nägemist.